Joo kutid, mina olen Villem Kass ja täna on... Ai! Ja mida? Joo Anett, kuule, ma olen kuulnud, et sa oled mingi vegan või? Kuule, olen hea rohkem kui paljas porganda. Aga ma olen kuulnud, et sina oled ka. Jaa! Mul on meik peal ju. Oota, aga mida me siis täna teeme siin? Me vastame anonüümsetele netikommentaatoritele, kes on kommenteerinud veganlust. Kõlab lahedalt, Et mis iganes nemad siis arvavad. Meil on 4 kategooriat. Nii, hakkame kohe pihta või? Oo jaa, teeme ära, ma tahan kuulda neid. Esimene kategooria on see, et inimesed proovivad vegan toitumist. Et nad on siis proovinud veganid olla või nagu proovinud seda toitumist ja siis mis nad sellest arvavad. Nii, esimene on selline. Ma olen proovinud lihavaba 30 päeva tšalangi teha. Tšalong. Okay. Nagu challenge ma pakun, vaata. Teha, kus sõin makarone ja kartulit erinevate salatitega ja no ei ole võimalik nii elada. Lõpuks ajasin endale suhkrujooke sisse, et mõistus töötaks. Mis asi see on lihtsalt nagu... See on nagu... Kartul, salat, suhkrujoogid. Jah. Ma arvan, et see on nagu... Kinda on nagu veganlus on ju, aga nagu natuke jääb väheks vist. See on nagu see tüüpiline, et sa ei tea veganlusest midagi, et ma proovin siis ka see vegan toidu ära ja siis nagu, come on, porgandit polegi söönud kunagi. Natuke ikka peaks rohkem teadma, toituma, üritama muid asju proovida vähemalt, mitte see, et sa jätadki lihtsalt liha ära ja siis lihtsalt oled. Aga jah, sa ei saa ainult kartulit, riisi ja mingi salatit süüa nagu. Nii ei tööta, see pole nagu normaalne. Kusjuures saab, aga lühikest aega. Ma Austraalias, kui mul ei olnud raha vahepeal, siis ma sõin ainult valget riisi, maapähklivõid ja valget saia mingi mitu kuud järjest ja ma võtsin täiega juurde. Jah, okay. Aga nagu mul ei olnud raha, lihtsalt nagu mul oli reast 0 ja mul oli vaja raha koguda. Ja see oli nagu see pääsetee, aga mu tervis läks palju olemaks selle pärast. Jaa, issand. Ja, noh, selles mõttes ei soovita. Võimalik, aga ei soovita. Number 1 või, I mean 2. Veel, Anett, sa oled nii loomulikku. Okei, nii. Proovisin teismelisena kord taimsest toidust elatuda ja teisel päeval hakkas kõrvetama ja oksendasin kogu taimse toidu välja. Ei usu, et üksnes taimsest toidust elab inimene ära. Nagu, see kõlab rohkem nagu toidumürgitus ausalt öeldes. On ju, nagu sa sööd midagi ja siis oksendad see kohe välja. Nagu, jah, on sul midagi lisada? Inimesed on nii lollid. Kas sul on kõrvetusi olnud kunagi üldse? Ma ei teagi, mis need on. Jaa, sama siin. No ilmselgelt meil ei ole veganlus ei teki sellest või see ei teki veganlusest. Jaa, nagu see on lamp, ma arvan, et see on mingi, kas oli toidumürgitus või noh, selles mõttes, et mingi vegan... Ühe päevaga. Inimesed, mõni inimene ei söö 30 päeva, mis iganes on mingi paastu peal ja nad on elus. Muidugi paastumine ei ole tore, aga nagu... Ja veganlus ei ole paastumine. Jah, see ei ole dieet. Nagu see ei saa ühe päevaga järsku, et tervis kaob ära, kui nagu teised inimesed, ma ei tea, kuid ei söö ja neil ei juhtu midagi. Peale selle, et võib-olla jäävad energiavaeguses ja... Hallutsinatsioon hakkavad nagu... Jah, igast asjad jõuavad kusta. Shout out to Team Chief. Fucking great, man. Like peaches. Okei, siis sellest kategooriast viimane. Isiklikult mul tuleb toidupaanika, kui hakkliha ja vorsti pole kapis. Neid avokaadosid ei jaksa osta. Mina ka ei jaksa avokaadosid osta nagu. Jaa, aga sa ei peagi avokaadosid osta. Jaa, nagu veganid, ma ei tea, nagu nii paljud arvad, et veganid söövad nagu ainult avokaadosid ja mandleid või midagi sellist nagu, et... Millal sa viimati avokaadot sõid? Ma ei tea, ma arvan, et mingi paar nädalat tagasi. Okei. Aga ma ei ostnud seda ise nagu. Okei. Tõttega nad nii kallid ka ei ole, nagu sa vahepeal lihtsalt võtad enne paned saia peale, nagu ta ei kao ära maagiliselt, aga liha on kui kallis ju, ei ole või? Ma isegi ei tea palju need asjad maksavad.
äkki ta ei jaksa nagu avokaadosid osta, et ta ei jaksa neid nagu koju tassida, et ta arvab, et veganid söövad ainult avokaadosid, vaata. Aga see ei ole nii. Veganid söövad väga paljusid asju, mitte ainult avokaadosid, nagu nii paljusid asju. Teraviljad, juurviljad, puuviljad, seemned, šokolaad, jäätis, pitsa. Kass. Järgmine. Nüüd on teine kategooria. Näe, 2 on niimoodi, on ju. 1, 2, 3. Jah. 4, 5, 6. Yes! Ma ei tea, mida sa üritad. Ma oskan hispaania keelt. Yeah. Nii, see on siis kategooria nime on kokkupuuteid veganitega päriselus. Nii, esimene siis. Olen näinud veganite lapsi. Lapsed olid imekõhnad, kängu jäänud kasvuga, nahk hall nagu väiksed vanurid. Tervist ei paistnud kusagilt. Oled nõus või? Ei ole, mul käib trennis mitu veganlast. Joets ja Jost. Ja ei ütleks, Uus-Meremaal nägin ka, olid ülienergilised. Ma ei mäleta, vanad nad olid, aga mingi ülilahe mingi vegan emme oli ja siis tema lapsed ja siis nad mingi hullud palju reisis. Nad olid mingi Aasias käinud igal pool mingi ülienergilised, tegid mingi mitut spordiala ja ülienergilised, nagu liiga energilised. Ja siin meil teises toas on ka üks natuke liiga energiline. Mul on 4-aastane tütar ja ta on vegan olnud 3 aastat vist, umbes nii. Ja nagu mina ei tea, selles mõttes mitte keegi ei vaata talle peale, et ta on vist vegan. Nagu täiesti tavaline laps. Ja ma arvan, et ma olen palju rohkem vegan lapsi näinud kui see kommentaator. Ja nad on kõik täiesti normaalsed, tavalised lapsed selles mõttes. Nagu nii lamp. Nüüd järgmine kommentaar. Mul on stereotüüpne pilt veganist silme ees. Kuivetu nahk, tuhmid juuksed, totakas naeratus vahet pidamata. No selles oled küll sina süüdi. Vaata ma totakas naeratus. Mina ja siis juuksed. Ja vaata see, mis need olid, tuhmid juuksed on ju. Sa pead värvima vaata. Jah, ma tahangi teha erksaks midagi, ma tahan sinist ja roosat panna sisse. Jaa, vaata, siis ei ole stereotüüpne vegan, on ju. Jep, aga siis on juba jälle ju mingi alternatiivne, ma ei tea, mis asi. Jah, tegelikult on küll, jah. Mis seal ikka nagu? Samas nagu hullasi on selliseid nagu juhtub, ma ei tea. Ongi nagu, ma olen pigem mingi stereotüüpne vegan kui nagu lihtsalt nõme inimene. Jep, täpselt nii. Lodev kõndimass jalgadel on vegan. Lihaseid pole ollagi, punn kõht ja 2 rippuvat nuudlit. Ma ei tea. Ma ei tea, jah. Suht nuudel. Nii pehme, jaa, see on fake. Jumal tänatud, et oma tutvusringkonnas neid silosõltlasi pole, aga kui peaks keegi ilmuma ja mingit maltsa mainib, on out ka. Sellistega pole ju millestki rääkida, veel vähem midagi koos ette võtta. Kas sa mainid maltsa oma sõpradele? Ta on juba out, vaata. Ta mainis maltsa. Njom. Mis asi see on üldse? See on umbes 3 kuud vana Hiina kapsas. Miks see siin on? Sellepärast, et see on uuesti kasvama pandud. Okei. Malts on suht rõve. Mu malts. Ju, ei, sa ei tohi ammustada ju. Miks? Kus sööd siis seda? Sa ju armastad maltsa lihtsalt. Ega sa ei söö teda. Sa ei tohi lihtsalt maltsa mainida oma sõpradele. Tule nüüd järgmine juba. Oled valmis, jah? Jaa, ma olen valmis. Kõige hirmutavam on elada ühes majas veganiga. Hiiri ja rotte keegi ei hävita. Teevad neile hoopis pai. Appi kui kohutav. Nii hirmus on elada, kui keegi teeb hiirele pai. Parema meelega vaata elaks nagu selles tüüpilises Eesti peres, kus nagu mees on ülivägivaldne. Aga peaasi, et nagu rotile pai ei tee. Selles mõttes. Nagu see on nii haige, et nagu rotile teed pai. On ju nagu. Parem
elad mingi killeritega ja mingi vangidega ja aga peaasi, et nagu vegan ei ole, selles mõttes see on ohtlik. Okei. No ei oska isegi midagi öelda, nagu ma olen lihtsalt segaduses, mis asjad inimesed on. Jah, oota. Nüüd ma tean, miks sa oled segaduses. Järgmine kommentaar ütleb selle ära. Okei. Veganitel on ajud juba sammaldunud. Kõige absurdsem asi, mida olen kuulnud tellimisel, oli see, et vegan tahtis porgandist tehtud lõhet. Ja magustoiduks porgandist tehtud jäätist. Kas sa oled läinud toitu tellima ja öelnud, et teil on siin ilusad jäätised, aga tehke mulle porgandist jäätis. Sest et nagu... Jaa, eile. Eile, jah? Said siis või? Jah. Sa ei ole saanud. Siis ta annab sulle see porgandi, et nagu võta oma jäätise. Ei, jumal ilus porgandi selline. Ilmselt mitte. Ei, aga oota. Aga kas ei ole uus jäätis, vaata, need smuutikesed? Ja siis üks on mingi apelsini porgandi smuutike. Võib-olla, ma ei tea. Ja nagu äkki siis keegi nagu ütles, et anna mulle see porgandi jäätis on ju. Ja siis on, ta oli vist vegan, ta tellis porgandi jäätist. Oh my god. Kuidas mul trennist üks laps tegi mulle just enne nädal, tegi mingit porgandi šokolaadikooki ja see oli ülihea. Isegi kui nagu, sa ei saanud nagu aru, et see on üldse porgandist tehtud, mitte keegi ei saanud aru. Isegi kui see on porgandist tehtud, siis nagu hull asi, see võib-olla oli maitsev ikkagi ja... Ja ei, porgandi lõhe vaata oli ka siin kommentaaris kirjas, ma olen seda söönud. Vegan vees isegi pakuti porgandi lõhet, see oli ülihea nagu. Maga kaineks, tead kui hästi maitseb veel enda tapetud siga ja värskelt praetud liha. Ei taha küll solvata, aga nii palju kui mina taimetoitlastega kokku olen puutunud, siis jätab ikka vähe soovida küll. Kõrgharidusega võite ju olla, aga ikka vähe kohtlased. Ma nagu meie põhjal, ma ei vaidle vastu, nagu kohtlased on päris hea sõna. Või mis sa arvad? Ma tunnen, et suht solvatuna. Tunned või? Et sa võid ju kõrgharidusega olla, aga sa oled ikka kohtlane nagu. See oli nagu suurem point mu arust, ma ei saagi aru, mis ta... et kui ta taimetoitlastega kokku puutus, siis ta arvas, et nad on kohtlased. Aga me ei olegi taimetoitlased õnneks. Jah. Me oleme veganid. See on hoopis teine asi. Suvases, see ei olnudki meie kohta. Kas sul on kõrgharidus? Ei, jäi pooleli. Mul ka. Ma ei tea. Jah, ei, me oleme nüüd kohtlased. Ei, oota. Me ei ole. Kui isegi kõrgharidusega taimetoitlased on kohtlased. Mis meie siis oleme? Miinus ja miinus annab kokku plussi. Ja me oleme ägedamad siis. Jah. Okei, mulle sobis. Vaata, kui see teine ütles, et appi, et veganitega on nii jube koos elada, et teevad hiirele pai, on ju. Siis ma mõtlen, et ma ei tahaks selle inimesega koos elada, kes nagu sea ise ära tappis. Jah. Nagu, oh my god, minu meelest see on palju hirmsam. Oleks süda pahaks. Jaa, oleks palav. Rõve, inimesed on rõvedad. Kas sa oled valmis uueks kategooriaks? Ma ei tea. Traumeeriv. Pole hullu. Saad hakkama. Teeme ära. Nii. Nüüd tulevad küsimused veganitele, et me saame reaalselt vastata. Nii. Kui armastad loomi, siis miks sa vegan dropp mu lehma, lamba ja jänese toidu ära sööd? Ära viskab juba see alla peale silo fännide möla ja peale pressimine. Haiged nii peast kui Appi. See on nagu minu meelest iga kord, kui vaata meedias on midagi veganlusest räägitud, siis alati nagu keegi ütleb seda vaata, et miks sa siis loomade söögi ära sööd? Ja siis see on nagu, et kes ei tea, siis kas on 75% või, mis nagu kogu maa pindalast läheb loomasööda kasvatuseks? Võib-olla küll midagi sellist, jah. Või nagu 75% kogu maa-alast, mis on nagu söögi kasvatamiseks mõeldud, siis nagu 75% sellest maa-alast läheb loomasöödaks. Et nagu kui sa tahad vähem taimi süüa, siis... Söö otse taimi. Jah, sest et loomad söövad nagu tonnide viisi iga aasta taimi. Selleks, et toota 1 kilo liha, on vaja 10 kilo taimi, nii et... Sorry, sa sööd rohkem maltse, kui sa sööd loomi, nii et ära söö loomi, säästa taimi.
ja meie kallist maltsa. Jah, muidu meil saab kõht tühjaks. Jah. Või jääb. Saab, jääb. Tead, et mul on vegan särk. Cosmic vegan. What? Boom. Mul on küsimus veganitele. Kui loomad ei taha, et neid süüakse, miks nad siis on tehtud toidust? Miks sa oled lihast tehtud? Ma ei tea. Aga see siis tähendab, et meie oleme ju ka toidust tehtud. Jaa. Minu meelest on öeldud ka, et inimese liha meenutab mingi kanaliha või? Selles mõttes, et on ju inimesi, kes nagu söövad inimese liha. Ja ma ei tea, nagu miks me toidust tehtud oleme. Ja ma olen ka kohati seda meelt, et näiteks surnud inimesi võiks ka süüa ju. Miks mitte? Lihtsalt muidu mädanevad ära, peab maksma mingi mahamatmise eest või põletamise eest. Sööme ära lihtsalt. No mina ei sööks, aga selles mõttes, et need, kes tahavad, ma olen nõus nagu sööga. Või not, teeme ära. Teeme ära 2019, mis talgud? Täna on talgupäev ju. On või? Jah. Fail, me ei käinudki. Kas leidub mõni tõsiusklik vegan, kes selgitaks mulle, et juhul, kui teoreetiliselt kõik hakkaks veganiteks, siis mis teha nende miljonite koduloomadega? Kas laseme vanadusse surra? Kelle kulul? Hävitame lehmad, sead, kanad ja muud sellised kui liigid. Hävitame selle liigi. Please. Mis see küsimus oligi? Väga hea vesi oli. Väga hea küsimus. Ei ole ka. Selles mõttes kogu maailm ei hakka niikuinii korraga veganiks. Et mis me saame teha, me lihtsalt need loomad, kes on, need on. Ja selles mõttes, et lõpetame nagu selle uute loomade siia maailma toomise ära. Selles mõttes, et milleks? Miks? Nagu me saame taimedest kõik kätte, meil ei ole vaja nagu. Või alternatiiv on see, et äkki meil tekib Star Warsi maailm, kus teised liigid arenevad ka meie tasemele ja siis me saame koos eksisteerida ja kõik on ülilahe ja lehmadega koos oleme kuskil raketis lendame teisele planeedile. Marsile 2020, teeme ära. Nii. Teate ju seda mõnusat ootusärevust, kui liha on juba tulel, aroomid levivad ja suu hakkab iseenesest vett jooksma. Huvitav, kas taimetoitlasel on muru niites sama tunne? Ei, tegelikult ei ole. Aga see kommentaar on nagu väga kulunud. Nii. Väga ei kutsu sinna. Jätta see muru rahule, see on vana. See on 3 kuud vana Hiina kapsas, mis lihtsalt elab oma elu. Jäta ta rahule. Jah, see ei olegi nii oll ju. Sa ei taha süüa või? Proovime või? Mine pekki. See on täpselt nagu see kaader, et keegi proovib esimest korda vegan toitu. Siis nagu mõtleb, et ma proovin esimest korda vegan toitu. Kuule, kas ei olegi nii oll ju? No see on täiesti tavaline kapsas, jumal küll. Lahe. Jummel juurikas mõtleb. On siis 4. kategooria või? Quattro. Äkki on 4. Loodame. Nii. Ja siin on tarkusterad veganitele. Parem söön liha ja elan 100-aastaseks, kui näsin maitsetuid juurikaid ja elan 101-aastaseks. See on vähemalt nagu selline eriline kommentaar. Ma ei ole seda varem kuulnud. Aga selles mõttes, et ma pigem elan 100-aastaseks ja minu toitmiseks ei pea keegi kannatama, kui et elan 101-aastaseks ja nagu iga päev nagu elusolendid kannatavad, kuna nagu mul on lihtsalt vaja süüa. Aga kes tahab üldse 100-aastaseks elada? Ma ei tea. Või miks nagu? Mul on juba suht halb olla, et ma nii vana olen nagu. Ma olen sama vana kui sina, jah? Ma ei ole vana. Jah, kommentaar oli see, et ei taha maitsetuid juurikaid ka näsida. Ja see on jälle nagu täpselt see sama asi. Vegan toit ei ole ainult juurikad. Kas keegi on toorest liha söönud või? Minu meelest see on suht jälk.
ma mõtlen, et nagu kuskilt mul see seos on, ma eeldan, et ma mingi noorena ikkagi või nagu ilma maitsestamata, sest enamik ju söövad ikkagi maitsestatud liha nagu. Sulle meeldib pigem need maitse, mis on taimed. Wow. Ja kõik need ürdid ja mingid vürtsid ja maitseained ja... Taimed on suht maitsetud. Aga ma panen taimi liha peale, et see oleks parem, jah. Hea loogika. Ma olen sinuga sama meelt. Okay. Kui üldse mitte süüa, siis see veel kasulikum planeedile. Sureme kõik ära ja pole enam kedagi, kes reostaks maailma. Ma olen iseenesest nagu seda meelt, aga kahjuks sai veena enamik inimesi seda teed minema ja valime natukene parema versiooni, ehk siis see, kus ei süüa kedagi teist ära ja on keskkonnale lihtsalt kasulikum kui loomade söömine. Jaa, aga selles mõttes vaata, mingid kogukonnad olid, kus oli mingi tüüp ja siis ta veenas vaata inimesi kõiki mingi enesetappu tegema. Ta vist valetas vaata, ta andis mürki tegelikult, aga inimesed ei teadnud. Et selles mõttes, et kõik on nagu võimalik vaata, sa võid nagu kõiki nagu lollitada, aga milleks nagu pole vaja ju. Või miks nagu kõik ei pea ära surema selle pärast. Et praegu on ju täiesti võimalik veel nagu pidurit panna selle maailma lõpule nii-öelda. Et nagu lihtsalt teeme paremini, et see ei tähenda, et nagu, et siis sa võtad selle suhtumise, et kõik on niikuinii kadunud, nagu ei ole, teeme lihtsalt paremini nagu, ei pea ära surema selle pärast. Nagu see on minu meelest see kommentaar on palju ekstreemsem kui see nagu, et sa oled vegan. Ma ei saa üldse aru sellest, et keegi mõtleb, et veganus on raske nagu. See saab ainult see olla, et ta ei ole tegelikult kunagi proovinud ja nagu päriselt sellesse nagu süvenenud. Sest nagu, ma ei saa aru, ma hakkasin nagu üleöö ja mitte mingit probleemi nagu. Sul on nii palju infot, kui sa lihtsalt viitsid. Minu meelest see on ainult viitsimise küsimus, et see ei ole raskus, nagu see ei ole raske. Mis on isegi viitsid, on see lihtsalt sööd? No jah, aga sa pead natuke süvenema ikka ju. Nagu selles mõttes, et isegi seda, et sa pead teadma, et nagu sul on terve lett küpsiseid, aga nagu suurem osa sealt on kuskil on ikka mingi piimapulber või munapulber, et sa pead nagu korra vaata ära õppima need asjad. No seda küll, jah. Ja uurima. Või siis võtad, see on vegan grupi lahti, võtad sealt pildid ja käid selle järgi poes. Jaa, õige. Jaa, tegelikult on nii lihtne. Enamikule ma seletangi asja niimoodi, et see on nagu ülilihtne. Aitäh sellele, kes selle grupi tegi. Siis on selline tarkustera, et veganid ei söö kartuleid. Kartulid pidid olema vaese aja toit. Mida? Mis see? Kartulid on nagu ülihead. See on jälle mingi lamp, vaata, keegi lihtsalt mõtleb midagi välja. Vaata, kas see mõte on nagu see, et mitte nagu kartulitesse ei puutu asi, vaid lihtsalt see, et peab olema kallis toit või? Et see on nagu mingi moe trendi teema. Võib-olla tõesti, nii pidi mulle ma ei mõelda. Võib-olla jah, vaata, et me peame ikka avokaadosid vaata. Mis kartul ja. Ma olen täiega rikas, ma ainult avokaadosid. Mul on vaja avokaadosid ja. Mis veel kallis on? Pistaatsipähklid. Jah. Pistaatsipähklid, avokaadod. Avokaado ei ole ka nii kallis. Ei ole jah, tegelikult ei ole. Aga ta nagu vahepeal on kallis. Mis on kõige kallimad asjad? Mingi... Veganitele näiteks. No taimepiimad näiteks. Jah. Ma ei joo isegi neid odavamaid, ma ei joo neid odavamaid taimepiimast, ma joon ainult neid kõige kallimaid. Ma lähen poodi, ma võtan selle mingi mandli, vanilja, šokolaadi. Ainult öko. Ja. Et nagu 5 euri liiter, et siis nagu kõlbab. Mis me veel... šokolaadi ka nagu selles mõttes, ainult see iChok vaata, mis ta ka mahepoodidest. See logo on seal hullult tähtis, nagu see meenutab iPhone'i või midagi. Nimi juba, jah? No nimi, jah. Ja bränd, me tarbime ainult brände. Et selles mõttes, et porgand ka, et kui see on nagu mingi Eesti... Paljast porgand. Mis sul on temaga nagu? Ilus tüdruk on mul asi. Vaata, mul ei tule praegu meelde. Ei tunne. Ühel meeleavaldusel oli üks vanem meesterahvas, kes oli, mis oli 50 aastat tagasi töötanud seafarmis või tapamajas oli, lausa tapamajas jah. Ja tal oli hullult kahju, et nagu asjad on ikka samasugust. Aga mida ta rääkis on see, et ta täiega toetab taimetöötlust, just sellepärast, et ta kunagi töötas seal tapamajas, nägi, mis oludes asjad on ja
ta ütles, et ta praegu põhimõtteliselt ta ei söögi liha, just sellepärast, et see on liiga kallis. Et temal vana inimesena oma pensioniga ei ole võimalik süüa liha. Et ma ütleks, et enamik, mida me sööme, on võib-olla mingi riis, pasta on ikkagi mingid odavad asjad. Ja oad ja herned ja nagu. Jah, oad ja herned just jah, mingi 50 senti saad mingi purgi on wow, mega kallis. Vegan võiks mõelda ka sellele, et kui loom juba elab farmis ja on mõeldud liha saamiseks või mõne muu produkti jaoks, siis loom saab kannatustest vabaks just peale siit ilmast lahkumist. Selline on paraku elu ja ühe vegani pläga meedias ei huvita nagunii kedagi. Et miks sa neid loomasid üldse siia piinlema nagu tood siia maailma? Et kui sa nagunii eesmärk on see, et neid piinast vabastada. Ja miks sa neid siis piinama hakkad üldse? On ju nagu evaloogiline. Ma tean, see on see taassünni teema, vaata, et nad tulevad siia maailma, kannatavad ära ja siis on nagu kõik hullud ja siis nad saavad järgmises elus olla. Järgmises elus nad on mingi päriselt on nüüd. Jah, täpselt. Neil on lihtsalt nagu räige papi. Jah, täpselt. See on see põhjus, mida või nagu miks me teeme seda, mis need numbrid on mingi miljardid. Mis see on mingi 6 miljardit päevas või midagi või? Ma ei tea, igatahes mingid ajuvabad numbrid. Mingi täiesti haige. Ja väga ei näe, et nagu inimesi tuleks nüüd, kes oleks kõik päris Hiltonid või midagi. Kuhu need loomad lähevad, kus nad taas sünnivad. Et see inimeste tasakaal vaata, et kes inimesed ikka veel vaata virelevad, nagu neid on ikkagi rohkem ju maailmas kui neid, kellel nagu väga hästi läheb. Et selles mõttes jah, see nagu ei ole ikka loogiline. Kurb, kuidas inimesed ei tea, et lehmi peab lüpsma, et nad elus püsiksid üldse. Kurb, kui inimesed ei tea, et lehm annab piima sellepärast, et ta on kas rase või just sünnitanud ja peaks oma vasikat toitma. See on nagu kõik imetajad. Selles mõttes, et naised ei käi ringi ja neil ei lahma piima kogu aeg rinnast. See on ikka ainult siis, kui nagu sul sünnib laps, kelle jaoks seda piima on vaja. Ja täpselt sama kõigi imetajatega. Et kui neil on laps, kelle jaoks neil on vaja piima toota, siis nad toodavad seda. Et see on nagu, ma ei tea. Lehmade puhul on mingi argument küll, et kuna nad on aretatud täpselt nagu kanadega, vaata, et nagu nad võib-olla toodavad tõesti natukene rohkem, kui nad looduses peaksid ja siis on ju mingi teema, aga nagu... Aga ainult siis ikkagi, kui neil on see järglane, kellele toota. Et kui neil järglast ei üle, siis isegi kui nad on aretatud piima tootma, siis neil ei tule sealt selles mõttes. Et neid on aretatud, et rohkem tuleks. Et kui, mis iganes jah. Et see, ma ei tea, mingi vaadake peeglist oma silmahambaid. Inimesel ei ole need mitte niisama sellise kujuga, vaid juba looduslikult on paraku nii seatud, et oleme lihasööjad. Mina soovitaks selle peale panna Google'isse lõvikihvad ja vaadata neid lõvikihvasid ja võrrelda oma nende silmahammastega. Jõeopukihvad on ka huvitav asi. Jõeopu ei söö kedagi, aga tal on nagu sellised asjad. On jah? Jaa, neil on nagu meeletult suured. Ja gorilla on ka vist, kellel on hästi suured, aga ta saab üldjuhul taime ainult. Jaa. Ja nii edasi, et ma ei tea, väga ei... See on lihtsalt mingi nagu kellegi välja mõelda. Plus nagu ma endiselt, võib-olla ma isegi hammustaks läbi, aga nagu ma väga ei tunne, et ma oleks suur kiskja ja ma suudaks kedagi lõhki rebida oma omastega, nii et... Ja kui sa saaks kellegi üldse niimoodi kätte vaata, et sa saaks... Jah, see on teine asi. Suht aeglane ja mõttetu olevus on inimene. Jah. Nii, siis keegi ütleb, et oled asjast valesti aru saanud. Mõningate toitude nimes on vegan, sest need sobivad hästi veganitele, kes ise toidu seest liha viitsivad välja noppida. Mida? Ma mõtlen, et... Palun vabandust, mida? Palun korda, äkki ma kuulsin valesti. Et vegan tähendabki seda, et sa saad täiesti tavalise toidu ja siis nopid sealt lihatükid välja. Kusjuures ma olen kuulnud, et osadel vanaemad ka nagu ütlevad niimoodi, et mis mõttes ei söö, on ju? Ei, no siis võtta välja, kui ei meeldi, on ju. Aga see on lihtsalt see nagu, see võrdub vaata veganitele sellega, et keegi ütleb, et see söök on koerelihast, aga võta tükid välja. Salat vaata,
ja siis seal oli nagu sitatükid ja siis öeldi, et näed, võta ära, onju, kui ei sobi ja söö ikka salat ära. siis nagu nope. väga ei tööta, jah? Mis teed? Midagi. Mul on sen. Sen nagu see kõnekaart või? Keegi isegi ei mäleta sellist asja, või see eksisteerib või? Ma ei tea. Kunagi oli. Nii. Need salatilehed surevad teie pärast. Kõige õigem on paleodieet. Kivid. Oi, kui vaimukas. Jaa! Paleod ei söö kive ju. Ei söö! See on jälle keegi on... Mis asja? Jah. Ei, selles mõttes geniaalne idee ju. Nagu vaata, ikka keegi ei kannata. Sööd kivid ära, sured ära, kõik. Nagu ma ei usu, et see ellu jääd, kui sa iga päev kive sööd. Nad vist toidaks, vaata, või nagu täiskohu tunne on ikka ju. Peaks proovima äkki. Ma tean, et linnud vaata söövad pisikesi kive, et see aitab neil seedida. Nagu, aga noh, linnud on linnud. Peaks proovima, saab targemaks äkki. Ma arvan, et alusta liivast. Nagu seda võib laste ees sõin. No kõik on söönud raudselt. Nüüd veel tarkust teha sulle. Nii. Klev vegan, mine keera oma korteri uks lukku ja jära oma porgandeid ja idusid oma ette. Nii, et eest ja takka üle ajab, kuid ära hõõru inimestel oma vaimu haigust nina alla. Esiteks ma ei söö idusid. Teiseks, ma ei tea, ma ei mäleta, millal ma viimati porgandit sõin. Peaks sööma rohkem porgandit. Jah, no toidu sees ikka, aga nagu niisama nagu porgandit ei järagi. Peaks küll rohkem järagi. See on hea mõte, see on hea mõte. Aitäh! Jaa, saime lõpuks ju hea idee vaata. Ja selles mõttes, ega me ei hõõrugi nagu seda toitumist kellelegi peale. Meid lihtsalt huvitab see, et nagu jätke loomad rahule. Jah. Hästi öeldud. Nii. Veganus ei ole võimalik. Täiskasvanud inimene ei saa 4 aminohapet taimestest. Okei, see on valesti kirjutanud. Aga ta ütleb, et täiskasvanud inimene ei saa 4 aminohapet taimsetest valkudest või ei suuda seda teistest sünteesida. Laste puhul koguni 6 aminohapet. Nii, ma ütleks selle inimese, et rahu, ainult rahu. Kõigis taimedes on olemas kõik asendamatud aminohapped. Ausalt. Kusjuures mul läksin kehakultuuri õppima, siis seal oli üks esimesi mingi toitumise loenguid ja õppejõud ütles just seda sama asja. Nii. Ta ütles, et ei saagi kätte neid aminohappeid. Ja ta tuligi vist veel niimoodi, et alustas mu juttu, et ma loodan, et siin ei ole ühtegi taimetoitlast, sellepärast, et ja siis tuli see järgnev jutt edasi. Et ei saa neid aminohappeid. Jah. Ja mul oli ausalt öeldes selles mõttes natukene šokk-toetk, aga siis kui hakkad natuke rohkem uurima, siis nagu tundub, et saab. Ja siis vaatad mingid kutte nagu nii Maidel Kaado, kes on terve elu taimetoitlane olnud. Vegan on ka mingi ülipikalt, et tahan ikka mega korraliku kehaga nagu, et see ikka mingi, ma ei tea, kehad ongi tähtsamad sul. Kehad on ülilaedad. No ta on ilus, ma pean näitama, siin. Ta on nagu ülihea näide sellest, et see ei saa lihtsalt tõsi olla, nagu peab saama kõik aminohapped kätte. Ei, nagu selles mõttes saabki, see on juba ammu teaduslikult ka ära tõestatud, see on lihtsalt mingi valeinfo, mis ma ei tea, inimesed nagu ei hari ennast ise ja siis mingid õpikud ja asjad, vaata koolid ei jõua järgi, nagu ma arvan, mingi 20 aastat läheb mööda ja siis nagu alles on nagu uuendatud kõik. Ja siis on juba uus vaata teadus väljas, et lihtsalt nagu ei jõua järgi. Et kui sa ise ei uuri, ei jälgi nagu seda toitumisteadust. Ja siis keegi on küsinud, et
aga huvitav, mida see William Kass sööb, et ta nii ilus on? Hästi palju banaane söön. Ma ka. Palju sul rekord on päevas? Mitu banaani päevas? Kas sa loed seda või? Ma olen lugenud. Nagu, ma lihtsalt nagu lähen poodi ja siis ma mingi, ma võtan banaane ja siis banaane ja siis mõned banaanid veel ja siis nagu iga kord poodi lähen sama. Me ostsime Austraalias, mis oli 13 kilo banaane ja need said 3 päevaga vist otsa. Oh my god. See oli niimoodi mingi 30 banaani päevas. Aga siis nagu sõitegi ainult banaane või? Peaaegu jah. Okei. Smuuti, see oli niimoodi, et mingi smuuti siin, smuuti seal, mingi. Jah. Okei. Kas see kuidagi mõjus ka või? Nagu enesetundele ja niimoodi või? Kõht oli täis. Õige hea, kui sa tahad, et sul lihased kasvavad, siis väed. Toki töötab. Siis väeta oma kass. Kassi. Väeta oma kassi. Näe, vaata, ta liigutab saba. Sulle ma koolis näitasin seda trikki või? Ma ei mäleta. Suht palju tegin seda, või siis ta tvörgib, ma ei tea. Sellepärast sa tõmblesid, ma arvasin, et sul on vaata mingi haigus. Aga sa nagu üritasid saigi otsa. Polegi rohkem. Ma ei saanudki targemaks. Porgandid, jaa. Ja porgandid ja kui porgandid ei maitse, siis söö lihtsalt kive. Jah. Või siis sure ära. See oli nagu mitte veganite soovitused veganitele siis. Teeme ära, ma ei tea. Ma alustan porganditest. See on üks porgandi värvisokk. Ma tahaks kohe seda süüa. Aga kas me peaks ütlema ka, et kuidas me teineteist tunneme? Jaa, see on hea mõte. Et me elasime kunagi samal ajal Tartus ja käisime samal ajal samas koolis. Nagu... Ja vist veel väidetavalt ka samas klassis või? Väidetavalt! Aga jah, vaata, selles mõttes veganitel on see mäluga, kuidas on, et nad mäluvad seda muru, aga mälu neil ei ole. Ja siis... Jah, täpselt nii ongi. Jah. Aga kuidas üldse, millal sa veganluseni jõudsid? Kas sa mäletad või? Ma mäletan, ma rääkisin sinuga, ma olin Aussis sellel ajal vist. Võib-olla. Suhtlesime. Ja selles mõttes ma hakkasin veganiks ja siis ma kirjutasin Williamile, et nagu... Oh my god, nagu, kus ma riideid ostan? Nagu, kus ma vegan riideid saan? Nagu mul oli väga paanika, nagu, et oh my god, nagu, mis mõttes? Ja siis William oli mingi, jälle mingi loll, kes ei tea midagi. Ja siis, ta ei öelnud niimoodi muidugi, aga tal oli nagu, ma ei tea, nagu, osta lihtsalt nagu puuvilaseid asju, nagu normaalseid asju vaata, ära osta nagu nahast ja asjast. Ma nagu arvasin, et oh my god, nüüd ma pean ainult mingit vegan brändi ostma. Okay. Ja üldse, sa oled esimene vegan, keda ma üldse kunagi nagu nägin oma silmaga. Selles mõttes. Ma olin ise ka enda jaoks esimene. Ma mäletan, ma nagu ei mõelnud sellest eriti midagi vaata. Aga siis ükskord ma tahtsin sulle kommi pakkuda. Ja siis sa võtsid mu käest seda kommipakki ja siis sa vaatasid neid koostisosi ja siis mul oli nagu... Ja siis sa ütlesid mingi, ei, ma seda ei taha enne. Siis mul oli nagu, issand. Miks vegan olla? Sa ei saa isegi neid komme süüa. Nagu, mul oli väga, et nagu, see on nii mõttetu. Et nagu jah, see nagu näitab seda vaata, et nagu vahet ei ole, mis sa arvad, et sa, varem või hiljem ikka jõuad sinna. Ma arvan küll, et meie maailm on vegan nagu lõpuks. Võiks olla küll. Enne kui ta ära sureb, ma loodan. Jah, parem oleks. Et sina ei ole selles süüdi. Jah, ja sina ka seal tagapool, ma näen küll sind. Vaatame, kuule. Kas päriselt ka näed, et sa peegeldab midagi? Jooksis kokku. Jou kutid, ma olen William Kass ja mu video sai läbi. Ja kui te tahate veel igast BMX-i mingit jura ja jura vaadata, siis pange like ja subscribe ja näeme jälle. Jura. Mul ei ole, jah, juust, vaata, see mu pitari juustus ole. Jaa, Okei, aitab küll, oi. Jaa. Näpi mu valtsa.